Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 4. aprill on käes, kell on 11.08 ja Digitunni saade alustab. Tere, ilusat kevadet kõigile kuulajatele. Hans Lõugas, Henrik Roonemaa Geenius.ee portaalist, nagu ikka. Digitunni saatejuhid ja saate esimeses pooles on meil siin külas Mailis Plooman Elisast ja saate teises pooles lisandub siia veel 2 inimest, aga sellest edaspidi. Vaatame siis tänaseid teemasid ja alustame saadet sellest, et üritame aru saada, nagu me oleme siin juba ise 3 tükk aega üritanud, uutest Euroopa Liidu rändlusteenuste hindadest mobiilikasutajatele. Need lähevad odavamaks, aga see ei ole nii lihtne. Me katsume selle lahti seletada. No siis räägime veel sellest, et Microsoft tõi oma suurel konverentsil nüüd välja müügile sellise asja, mis paned pähe ja näed toas kummitusi. Ja kui aega jääb selle kõige kõrval, siis uudiste osas räägime veel ühest Uberi teemalisest uuringust, mille Tallinna Ülikool tegi ning sellest, kuidas Instagram muudab ja ei muuda oma uudistevoogu ning Instagrami kasutajad on erakordselt leilis selle kõige peale. Aga saate teises pooles, nagu öeldud, räägime hoopis ühest teisest teemast, milleks on autod, elektriautod, väljas on Tesla Model 3. Digitund. Nagu lubatud, üritame siis aru saada uutest rändlusteenuste hindadest Euroopa Liidu piires ja põhjus on selles, et eelmisel nädalal hakkas meile tulema pressiteateid kõigilt Eesti mobiilioperaatoritelt, mis olid kohati väga hüperpoolselt sõnastatud, kuidas muutub Euroopa Liidus mobiiltelefoni kasutamine, rääkimine kordades odavamaks, suur revolutsioon on tulemas ja elu Euroopa Liidu kodanikele, Euroopa inimestele läheb palju-palju mõnusamaks ja mina hakkasin selle peale kokku panema süstemaatilist tabelit siis, et millise Eesti operaatori puhul muutub, millised on uued hinnad ja millised on uued soodustused ja tingimused ja vahetult enne, ma olin väga rahul oma tööga, ma sain aru, et ma olen saanud selle kokku ja pilt on suhteliselt lihtne, aga siis tuli Mailis saadet ka ette valmistama ja selgus, et see ei ole nii lihtne ja ma proovin nüüd selle ära rääkida, vaadake, kas ma saan enam-vähem nagu pihta, et teeme nagu eksami. Ja kui ma aru saan, siis on tulemas 2 muutust korraga. Esimene muutus on see, et Euroopa Liidus kohustuslikus korras alates 1. maist, ehk tegelikult sulgudes 30. aprillist juba, ei tohi enam võtta Euroopa Liidus välja helistatud kõne eest rohkem lisatasu vist. Lisatasu kui 5 senti pluss käibemaks. Just. Kõne ja vastuvõetud kõne puhul ei tohi võtta lisatasu rohkem kui 1,14 senti pluss käibemaks. Just. Ja SMS-i puhul 2 senti. Ja see lisatasu tähendab seda, et mis iganes kõneminuti hinda sa kasutad oma koduvõrgus, meie puhul siis Eestis, sinu Eesti paketis, siis sellele hinnale lisandub 5 senti pluss käibemaks, nagu me eraklientidest räägime, 6 senti lisandub. Aga mul on need tegelikult täna ju kõik paketis sees, minu jaoks on 0 see hind või ei ole? Ei, täna ei ole. Mis asi on? Mul on pakett näiteks mingi 1000 kõneminutit. Nüüd okei, see sõltub seda, millist kõnepaketti sa kasutad. Kui sul täna, nüüd läheb operaatoritele Eestis, läheb see asi natukene lahku ja läheb erinevaks, nüüd tuleb see keerukus tuleb sisse, aga mängime lihtsuse huvides kõigepealt seda mängu, et oletame, et sul on selline kõnepakett, kus sul mingisuguseid minuteid ei sisaldu. Mängime sellist mängu, et sul on näiteks pakett, kus Eesti-sisene kõneminut maksab, ma ei tea, 2 senti kõneminut. Nii. Nüüd sa lähed alates 1. maist lähed, ma ei tea, Helsingisse või Strasbourgi või lähed Hispaaniasse, ükskõik kuhu sa lähed, siis sinu jaoks kõneminuti hind seal samas, ütleme, Barcelonas näiteks maksab see 2 senti minutis, mida sa maksad Eestis, pluss 6 senti. Räägime erakliendist, on 6 senti. Ehk siis kokku tuleb 8. Kui sul on nüüd kõnepakett, kus sul on mingi teatud hulk minuteid, on selle paketi hinna sees, siis hind sinu jaoks on kodupaketi hind pluss roamingu hind. Aga nüüd läheb operaatoritel, läheb see elu väga palju erinevaks. Osadel operaatoritel, eks Tele2 ja Elisal on siis 1. maist paketi sees ka neid Euroopa Liidu roamingu minuteid. Telia puhul näiteks osades pakettides on sees, osades maksad sa juurde. Ma saan aru, et võistlus käis nüüd selles, et eks Elisa tõi selle välja eelmine nädal ja kohe väga kiiresti järgi tuli Tele2 oma pakkumisega ja see vahe on siis see, et Elisal on neid minuteid Euroliidu riikides 30 minutit, tasuta minutit iga kuu
eks kui kuupiir läheb, kas see on nii välja kui sisse või? See on nii välja kui sisse kronoloogilises järjekorras. Jaa, just. Et noh, see väga keeruline oleks eristada neid minuteid muidu omavahel. Ja Tele2-l on 50 minutit. Ja Elisal on sõltub kas eraklient või äriklient, eks, et kuna äriklient räägib rohkem, siis Elisal on ärakliendile 30 minutit, ärikliendile 60 minutit. Tele2-l on kõikidele ühtemoodi 50 minutit. Ja see on siis, kas see on nüüd siis ilma isegi selle 5 sendi lisatasuta või? Ilma 5 sendi lisatasuta. Mängime nüüd seda mängu, et sul on kõnepakett, kus sul näiteks 5 € kuutasu, selle sees on sul näiteks, no ma ei tea, 500 kõneminutit, siis nendest 500 kõneminutist, mida sa saad rääkida siin Eestis, sellele on nüüd lisatud alates 1. maist see minutite hulk, mida sa saad kasutada ükskõik millises Euroopa Liidu riigis. Aga selle 500 piires või? Ei, sinna tuleb juurde. 500 pluss 30, jah? Sinna tuleb juurde. Okay. Vähemalt Elises Tele2 siis ma lihtsalt, kui mul on täna 500 kõneminutit nii-öelda kuumaksu sees, siis ma Elisa võrgus räägin veel pool tundi lisaks Euroopa Liidus tasuta ja Tele2-s 50 minutit. Yeah. Aga kaalud peavad olema tasakaalus, eks, et nüüd tuli tasuta minuteid juurde reisides rääkimiseks, siis selle võrra suurenevad kuutasud. Jaa, see puudutab nüüd kõnepakette, et see lihtne loogika või kuidas aru saada, et kas sinu jaoks midagi muutub või mitte, on see, et juhul, kui sa kasutad sellist paketti, millega saab ka helistada, siis lisandub sinu kuutasule vastavalt siis kas 96 senti Elises või siis euro Tele2-s. Kui sul on selline pakett, kus kõnekomponenti üldse ei ole, noh, kasutadki näiteks tahvlis ainult interneti või midagi taolist, siis see muudatus sind ei puuduta, et sellest peab aru saama. Okei. Ja Tele2 võtab siis 1 euro nii era- kui äriklientidele, äriklientidele läheb käibekas juurde ja Elisa võtab erakliendi käest 96 senti koos käibega ja ärikliendi käest 1,92 pluss käive. Yeah. Ehk siis ma pean küsima, miks te võtate poole rohkem ärikliendi käest kui Tele2? Oi, ma ei oska öelda ärikliendi kohta seda nii palju, aga see loogika tuleb sellest, et me pakume tund aega kõnesid ja kõikidele numbritele, mis üldse sul paketis on. Ärikliendid kuulevad praegu. Ärikliendid lasen kuulevad, see on kõikidele see numbritele tuleme tagasi selle 500 minuti näite juurde, ehk et kui mul nüüd see 500 saab üldse täis, ükskõik kas kodus või kus kohas, siis ma hakkan ikkagi maksma seda Euroopa Liidu lisatasu juurde. Just, mis on siis 5 senti pluss käibemaks, ehk siis 6 senti. Ja SMS on 2 senti pluss käibemaks, on sama loogika kehtib seal. SMS-e praegu keegi ei torgi, ehk siis SMS-id tulevadki selle sama hinnaga, mis on siis, mis ta siis on, 2,4 senti koos käibemaksuga. Okei, aga nüüd Telia on erikeis siin, mulle tundub. Et nendest on natuke raskem aru saada. Telia tegi juba tegelikult ju kas mitte aasta alguses, kui vahetasid nime, tõid välja selle mobiilse elu. Eripakett on veidi kallima kuuhinnaga, millele sees on siis võimalus rääkida Telia kontserni maades. Oota, aga see ei ole Euroopa Liidu. Tele2 Elisa puhul me räägime kõik Euroopa Liit pluss need 3 mingi Skandinaavi 31 riiki tuleb kokku. Nii, nüüd Telia puhul me räägime ainult 7 riigist. Põhjala ja Baltikum. Põhjala ja Baltikum, ehk siis teistes Euroopa riikides mul mingisugust sellist ühist potti ei ole, ma hakkan kohe maksma see 6 senti pluss välja helistatud ja 1,14 pluss käive vastu võetud. Just, ja see põhjus, miks Elisa ja Tele2 on seda teed läinud, on see, et aasta pärast peame me kõik moodustama ühise Euroopa Liidu sideturu, mis tähendab seda, et aasta pärast peab kõikides kõnepakettides Euroopa Liidu komponent sisalduma, sa pead saama kasutada oma kodupaketti Euroopa Liidus, mis tähendab, et tõenäoliselt hiljemalt aasta pärast peab Teliaga selle muudatuse ära tegema, et me sinna poole kõik liigume. Nii, ja viimane küsimus, mis tegelikult tõenäoliselt meie saate kuulajaid huvitab palju rohkem, mobiilne internet. Kas seal muutus midagi? See pressiteadetes olid uued hinnad väljas kõigil 5 senti megabait pluss käibe. Eestis ei muutu, sellepärast et Eestis kasutavad kõik operaatorid päevapiletisüsteem ja see päevapilet on kordades odavam kui see, mida Euroopa Liit juba täna nõuab. Ehk siis, kuna päevapiletit kasutatakse, siis väga suures plaanis kliendile midagi ei muutu. Internet odavamaks ei läinud? No ta läks nii vähe ja meie päevapilet on juba enne seda odavam. Kas seal on mingid muutusi tulemas, et see internet ka kõvasti odavamaks on minema? Järgmise aasta juulikuus tõenäoliselt, kas ja millisel kujul seda tegelikult keegi täna ei oska öelda, aga väga suure tõenäosusega. Kas ta läheb nüüd odavamaks, kuna meie hinnatase on juba niigi väga madal siin Eestis. Pigem need hinnad liiguvad selle suunas, et terves Euroopas on nad väga, väga sarnased. Aga muudatusi kindlasti tuleb veel. No ma tegelikult ei ütleks, et näiteks 5 eurot siin mingi 150 mega eest oleks väga odav, see tuleb tänapäeval lupsti täis, nii et sa ei saa aru ka. Et see ei ole tegelikult ikkagi see hinnatase, kus ma võin täiesti muretult nutitelefoni Euroopas kasutada. Seda küll, aga ega sa mujalt Euroopas seda odavamalt ei saa. Ei, ma seda ei ütlegi, et ma saan, aga ma lihtsalt ütlen, et see ei ole veel täna kaugeltki selline muretu mobiilse andmeside kasutamise nõus, aga Eestis me oleme harjunud sellega, et me maksame teenuste eest 5 eurot ja 6 eurot ja 7 eurot, muu Euroopa maksab 28, 38 ja 58 eurot, nii et pigem on meie oht see, et kuna me oleme kõige madalama hinnatasemega riik, siis pigem on see oht, et meie hinnad hakkavad tõusma. See on teema, millest saab kindlasti rohkem edasi rääkida, teeme väikse pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund läheb edasi ja räägime veel uudistest, mis on meid tabanud viimase nädala jooksul. Microsoft pidas oma aasta ühte tähtsamat konverentsi, Microsoft Build. Ja noh, eks need tehnoloogiafirmade konverentsid on nagu ikka, palju taotakse trummi selle kohta, kui hästi meil läheb ja trumm läheb varsti selle peale lõhki isegi, sellepärast Microsoft ütles, et Windows 10 on firma tähtsam toode. Ja see tähtsam toode on juba nüüd nii populaarne, et seda kasutab iga kuu, kui selline näitaja on adekvaatne, 270 miljonit arvutit või seadet. Mis nad seal, see oli tegelikult selline suur üritus, kus midagi väga suurt ei öeldud ja pigem olid sellised järellainetused, et kui sa juba Windowsist räägid, et siis üks, mida mina tähele panin, kuna ma testisin siin eelmisel nädal jälle hooga Windows telefoni, siis keegi sealt Microsoftist andis intervjuu uudisteportaalile The Verge ja ütles, et kuidas see ilusti sõnastatud oli, et mobiiltelefoni ja operatsioonisüsteem ei ole sel aastal meil fookuses. Vot. Ma tahtsin seda mainida, et see Windows Phone'ist või telefonist räägid üritusel ikka väga vähe. Ja see oligi selline jutt, et me oleme nagu keskendunud täna muudele aladele, aga et see telefon ja me väiksed ekraanimõõdud on ka erakordselt tähtsad ja et meil on vist ikka tulevikus tulemas sealt nagu mingid kihvte asju, aga sel aastal ei ole see fookuses. Kui tõlkida, siis põhimõtteliselt tähendab, et aasta jooksul seal midagi ei toimu. No ma lugesin väga koomilist analüüsi ka mingite fännide poolt, kes ütlevad, et Microsoftil on salastrateegia, et paar aastat ollakse nagu kalevi all ja siis tullakse tagasi oma telefonidega. Siis tuleb nagu suur asi välja, jõle põnev. Pannakse pausile ja siis 2 aasta pärast, kui teised on edasi liikunud, siis vajutatakse play. No saame näha. Aga mida nad näitasid, eks ole, et see HoloLensi kaasreaalsuskomplekt peab siis ütlema, et see nüüd jõudis esimeste arendajateni ja seda on saanud inimesed laiemalt proovida. Põhimõtteliselt on vist võimalik, kui see on natukene vaeva näed, igaüks siis $3000 eest saab selle enda koju tellida. Registreerima developeriks või arendajaks ja nii edasi. Ja eks ta on tänapäeval moes asjad, mille parendada päherihmadega või sangadega ja siis vaatad ringi. Eks see HoloLens on samasugune asi, natukene väiksem peaks olema kui tavaline virtuaalreaalsuse komplekt, pigem nagu prillide moodi. Ja kui see asi pähe panna ja toas ringi vaadata, siis kes vajab ülekordamist, ma teen lihtsa sissejuhatuse, et see ei ole selline ekraan silme ees, mis sulle loob siis täiesti virtuaalse keskkonna või pildi, vaid täiustab seda, mida sa näed. Et ma vaatan siin stuudiolauda, laua peal võivad ringi hüpata sinised kuradikesed, on ju. Ja need ei ole mitte minu hallutsinatsioonid, ainete arvutamise tagajärjel, vaid arvuti hallutsinatsioonid. Ja muidugi need esimesed rakendused, mis seal sees on üsnagi sellised lihtsapoolsed, seal saab interneti brausida, Edge brauseriga, vaata näiteks toaseina ja toaseina peal on mingi veebileht. Skype'iga teha kõnesid ja helistada. Isegi mingid mängud on ka. Mis see nagu, ei ütle esimesel pilgul midagi, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et sellel, kuidas sa ütlesid ka selle täiustatud reaalsus? Kaasreaalsus. Ma ei tea, kas see on päris sõna, aga see kõlab nagu mingi sõidu. Nüüd on sõna, jah. Jah, et ta on mõnes mõttes tundub palju praktilisem. See on täpselt see asi, mida sa näiteks koolitunnis kasutaks. Lapsed istuvad nagu klassis ja siis sa kuvad nende keskele maakere ja siis me kõik vaatame, et milline on Argentiina ja milline on Siberia, kui erinevates kohtades nad asuvad. Väga lahe oleks ju. Et sa ei pea ära lõikama nendest päris maailmast, aga saad siia midagi tuua juurde. Selle üks näiteks on olnud see, et kui sa oled mingi hooldustehnik, ma ei tea, näiteks parandad Airbusi lennukit või midagi, siis sa saad vajadusel konsulteerida manuaaliga või kellega vaatad oma kõrval olevale seinale, kuhu ilmub siis kas välja võtta manuaalist või videokõne kolleegiga. Ja pluss see, kui sul see ülejäänud maailm alles jääb, siis ta võib aidata ka sellise väikese nüansiga, et sul ei lähe süda pahaks. Sellepärast, et Oculusega muidu, kui sul on kogu see maailm on sul ikkagi virtuaalne, siis päriselt läheb süda pahaks. Osadel ei lähe muide. Neil ei lähe ka, ma ei tea, lennukis ja laevas ja kusagil mujal. Aga üks aspekt on veel, ma tahan selle kohta mainida, miks mulle tundub, et maailm võtab selliseid asju palju rahulikumalt kui paar aastat tagasi Google Glassi. Google Glassi aspekt oli see, et oli ka liitreaalsus, aga see oli see, et sa võid selle panna endale pähe ja tänaval ringi kõndida ja inimestega maailmas suhelda, mis jättis väga õudse mulje. Kas keegi mind salvestab, kellel on imelikud prillid. Aga need HoloLensi asjad näevad nii suured totakad välja, et sa kannad neid ainult kodus või mingis laboris või töökojas, kus ei ole hirmu, et sa kohtud võõra inimesega ja sellepärast nagu maailm võtab palju rahulikumalt neid asju. Hüva, järgmine uudis, mida me kiiresti võime ära mainida, on see, et Eestis Tallinna Ülikool tegi Uberi tellimusel. Uberi tellimusel. Uuringu selle kohta, kuidas Eesti inimesed suhtuvad sõidujagamisteenustesse ja vähemalt
sealt, õigemini tegelikult selle parandan sind, kokkuleppe veoteenustes. Kokkuleppe, okei. Ja tegelikult on meil nii, et Tallinna Ülikool vedas seda, aga tehniliselt viis seda Turu-uuringute AS läbi ja 561 vastajat ehk suhteliselt palju. Ja selgus, et üle poole Eesti inimestest arvab, et riik peaks selliste teenuste levikut toetama näiteks seadusandlusega ehk minu jaoks see näitas, et Eesti inimeste selline valmidus midagi uut põhimõtteliselt nüüd uudishimulikult ligineda sellele ja võib-olla ka kasutama hakata on endiselt olemas, mis tundus mulle hea. Ja teine asi, et ligi 1/3 inimesi arvab, et nad võiks ka ise hakata sõitma küll. Veel ei ole nad valmis oma autost loobuma, kui oleks siis, see oli väga ebamäärane sõnastusega, kui kokkuleppe veoteenused oleks suurema mahuga kasutuses, kes see niimoodi, ma ei julge midagi öelda sihukese ebamäärase lause peale, aga see paneb küll mõtlema inimesi, et äkki ma ei pea enam uut autot ostma. Jah, ja viimasena vist jõuame ära mainida Instagrami uudis, et seal oli eelmisel nädalal hakkas Instagramis levima selline kasutajate poolne ülestõus, ma kohe ütleks, kes on Instagrami kasutaja, võib-olla nägi selliseid 3 täpiga pilte, mida inimesed postitsid. Ja põhjus oli siis selles, et oli oodata, et Instagram muudab oma seda uudisvoo kuvamist samamoodi nagu Facebook on seda ammu teinud ja nüüd nagu Twitter ka tegi, ehk mitte, et kõige uuem on eespool, vaid kõige kihvtim on eespool, mida iganes, ma ei tea, mida iganes nende algoritmi jaoks tähendab. Ja inimesed sattusid väga midagi sabinasse ja leidsid, et nad ei taha seda ja Instagram seepeale teatas, et seda ikka ei tulegi praegu. Ja väga segane on, et kunas see siis üldse tuleb või kas ta tuleb, et tundub, et nad ka ise sattusid natuke sabinasse selle peale. Või siis teevad kasutajateste sinna peale veel, proovivad mingisuguste väiksemate gruppidega, panevad selle näiteks 100 inimesele, panevad peale ja siis vaatavad, milline tagasiside tuleb. Aga ma arvan, et selle põhjus kindlasti on see, et Instagram saab niimoodi kasvada. Ehk et kui sul kuvatakse kõike järjekorras, eks ole, siis sa suudad seal jälgida võib-olla mõndakümmend või heal juhul, ma ei tea, 100 inimest, aga kui see uudisvok sassi lüüa ja sulle kõike mitte näidata, siis sa võid hakata jälgima ka näiteks 1000 inimest. Jah, et üks loogiline samm on seal veel, et siis sa saad osta seda, et sinu postitus oleks kõige esimene. Näiteks, jah. Aga selle kõrval tuli Instagrami välja üks vahva, minu meelest täitsa hea uuendus on see, et kui enne oli video pikkus, maksimaalne pikkus 15 sekundit, siis nüüd on see terve minut. Ehk nad 4 korda kasvatasid seda ja minu uudisvoos on juba küll pikki videoid näha ja minu meelest, see on küll asi, mis mulle nagu täitsa meeldib, et see on ilmselt seotud sellega, et andmeside läheb odavamaks ja telefonid paremaks ja andmesidega kiiremaks. Ehk selliseid minutilisi kihvte videosid sealt vaadata minu meelest väga hea uuendus. Nii et ütleme, see eelmine nädal vähemasti Instagrami osas tõi pigem häid uudiseid. Täpselt nii, aga nüüd lähme kuulame uudiseid ja siis räägime juba elektriautodest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja IT teema asemel räägime seekord hoopis elektriautost, kuna maailm on haaranud hullus Model 3 nimelise Tesla uue mudeli pärast, mis tuli välja meie aja järgi 1. aprillil, aga ta ei ole aprilli naljaga, kuna tegu on Tesla kaua oodatud uue nii-öelda soodusmudeliga. Käin üle kiired faktid, need, millest me hakkame rääkima, on see, et auto hind algab $35,000 USA-s, sõiduulatus ühe laadimisega on 345 kilomeetrit ja kiirendus peaks olema 0-100 vähem kui 6 sekundiga. Meil on seda teemat aitab lahata Maarjo Kadastik, kes Tesla Renti ettevõtet Eestis veab. Ja Anvar Samost, kes on autolehe kolumnist ja ajakirjanik. Anvar, kas sina oled mõelnud Tesla ostmise peale? Või me peame küsima, kuna Maarjo tellis 10, mitu sa tellisid? Kus tagantjärgi ma saan aru, et oleks võinud ka paar tükki tellida, et see vist näeb niimoodi välja, et tuleb lihtsalt 1000 eurot nagu ära maksta ja siis põhimõtteliselt, kui sa ei taha mingil hetkel, siis sa saad seda raha justkui nagu tagasi, kui Tesla selleks hetkeks seda raha ära põletanud ei ole ja siis tuleb kuskile võlausaldajate järjekorda astuda. Aga ma üldiselt ei telliks autot, mida ma ei ole näinud ja mida ei ole ka ükski autoajakirjanik näinud tegelikult sisuliselt. Et see, mida sealt lava pealt näidati, et see on põhimõtteliselt liigitub ikkagi selliste kontseptsiooniautode nimekirja minu meelest. See, mida seal lava pealt näidati, küll pärast seda sõitis seal ümber maja koos kõigi ajakirjanikega. Rooli neid ei lastud muidu küll. Rooli lastud sõlmast, lasti kõrvali tagasi milistada, et kogeda seda lihtsalt. Aga mis ma läheks nagu laiemaks, mis selle Tesla nagu fenomen on? Et kuidas on võimalik, et 300 000 inimest läks täiesti hulluks, et eeltellis auto, mille nad saavad kätte, ma ei tea, 3 aasta pärast, mida keegi pole näinud ega keegi pole isegi sõitnud sellega? Seda ei juhtu, ma ei tea, Škodaga. Seda kindlasti ei juhtu Škodaga, see on
see on tegelikult osa sellest, et inimesed on seda sorti autot oodanud tükk aega ja keegi autotööstuses väga ei uskunud, et niimoodi oodatakse. Tegelikult päris ausale, siis tegelikult ega Tesla ise ka ei uskunud. Elon otseselt viitis pärast, et nad lootsid umbes 4 korda vähem tellimusi esimese nädalaga, mitte 24 tunniga saada veerand miljonit peaaegu. Et see on läinud üle kõige ootuste, aga põhjus on mõnes mõttes ka lihtne. Ta on tegelikult ju ilus auto, suhteliselt mõistliku hinnaga ja püsikulud pärast seda on väiksed. Ehk siis tegelikult ta on tõesti arvestatav konkurent. Ilu osas on muidugi raske vaielda, aga hinna osas ma siiski võib-olla paar asja ütleks, et kui ma õigesti aru saan, siis Elon Musk ise on öelnud, et tegelikult see hind on pigem sinna $42,000 suunas kuskile. Ja USA Motor Trendi ajakirjanikud siis arvutasid välja, et kui seda autot nagu pisut ka nagu lisavarustusega täiendada, siis ei ole suuga mõeldamatu, et see lõpphind võiks olla üle $60,000. Ja seda kõik Ameerikas enne makse tegelikult. Nii et Ameerikas ta kindlasti asetub sinna ikkagi väga kalliste autode hulka, ka tegelikult oletame, et see 35 või 37 000 vastab tõele, aga see tegelikult teeb temast Ameerikas siiski pigem kalli auto, mitte odav auto. No, siin on 2 asja selle hinna arvutamisel, üks on see, et ta tuleb enne makse tõesti ja teine asi on see, et erinevates piirkondades maailmas kehtivad erinevad soodustused elektrisõidukitele, eks. Eestis on see aeg läbi, kui meil ka seda sai, aga mõnes piirkonnas, kas vist Californias ei ole see? No Ameerika Ühendriigis on mitmed osariike, kus võib juhtuda, et see auto lõpphind on näiteks $27,000 või $28,000 enne makse. Aga Maarja, mis summaga sa oled arvestanud? Sa tõesti panid 10 eeltellimust püsti, et mis sa oled arvestanud, kui kõik maksud, käibekad, kõik kursid juurde arvestada, et mis sa maksad ühe auto eest? Ei no selles mõttes, et mida Elon on selle kohta selgelt öelnud, on isegi see baasmudeli ilma ühegi lisata saab olema väga okei auto. Et sa ei pea otseselt sinna, et sellesse baasvarustusse tuleb piisavalt komponente, et sa ei pea hakkama sinna lisasid juurde toppima. See, millest sa rääksid, mis on see 60,000, see on tõenäoliselt midagi analoogselt nagu BMW M3 on. Et no, ma saan aru, et sellest baaspaketist me keegi ei tea tegelikult mitte midagi, et nagu need 3 fakti, mida tegelikult on selle rohkem teada. Hansin nagu mõttes, luges, et need on enam kõik, et kõige rohkem tähelepanu on saanud see fakt, et ta kiirendab 0-100 alla 6 sekundi, mis on tegelikult see on väga tore fakt ju. Iseenesest viimane asi, mida mina ühe elektriauto kohta teada tahaks, ja mina tahaks teada, et kaua võtab aega laadimine esiteks ja siis tahaks natuke rohkem teada selle aku mahutavuse kohta, mida ka pole avaldatud. No selle kohta on tegelikult seal on niimoodi, et väga palju on kõrvale jäänud seda, et Elon vähemalt eilse öö veetis Twitteris, ehk siis ta vastas umbes 100 inimesele küsimuste osas. Et selle auto akumahtuvus ei ole selles mõttes otseselt oluline, kas ta on 40 või 50 või 55 kilovatt-tundi, sellepärast et reaalselt mis loeb on see, palju sellega sõita saab, 215 miili ehk siis see 345 kilomeetrit on antud alampiiriks, praktikas nad üritavad rohkem ja selle spekkide kohta on seal tegelikult veel päris palju infot tulnud välja, et kindlasti tuleb tagaja 4-veoline, baasmudelis on sees autopiloot vähemalt oma safety featuuridega, kõikide safety featuuridega. Samad moodi on seal sees supercharging for life, ehk siis sa saad tasuta laadida kogu selles Tesla võrgustikus. Ameerika Ühendriikides? Ei, kõikjal maailmas. No, Eestis neid ei ole lihtsalt. On see aasta tulevad. Okay. Et selle kohta... Võtame tagasi, see on uudislik info. Kas sul on infot, et selle aastal tulevad need Tesla külmkapid siia Eesti teedele või? Jah, see info on tegelikult avalik olnud juba mõnda aega, et 2016 Tesla kaardil on Pärnu kandis supercharger. See on Via Baltica. Selge. Ja mul on olemas ka mingid kaudsed indikatsioonid kõlakate näol, et Tesla inimesi on nähtud MKM-is. No, ma tegelikult sellest laadimisest tahaks laadimisest tahaks pikemalt rääkida ka võib-olla, kuna siin on oluline teema see, et maailmas on põhimõtteliselt 3 erinevat viisi, kuidas elektriautosid laadida ja see põhjustab peavalu, aga sellest varustusest veel rääkida, hinnast rääkides see, et ma vaatasin seda uudist 1. aprill, siis oli ka juttu sellest, et vau, 4-veoline auto, eks maksab 35,000 ja nüüd ka ma vaadates, mida Elon siis Twitteris tegi, siis ta rääkis ära selle, et 4-vedu on siiski lisavarustus, on ju, et sa saad tagapealise auto. Ajakirjanik, kes võttis, et see on 4-veoline. See oli, et 4-veoline tuleb, see ei tähenda, et 4-veoline baasmudel. Aga keegi Twitteris ka küsis, et kui Model S-il on 4-vedu lisa umbes $5,000, et kas see saab olema ka Model 3 niimoodi või saab olema vähem ja Elon vastas selgelt, et see saab kindlasti olema väiksem summa. Ma ise googlesin 2-3 tuhande kanti, see on ikkagi terve lisamootor. Anmar, kas Tesla sinu arvates muudab maailma, kas nad teevad midagi, mis on täiesti revolutsiooniline või nad teevad revolutsioonilist turundust? Mina kaldun arvan, et teevad revolutsioonilist turundust, sest et tegelikult pisut varem ja üsna kindlal kuupäeval on teada, et 2017. aastal kindlasti on Ameerikas võimalik osta Chevrolet mudelit Bolt, mis on igasugustelt näitajatelt, mille kohta on muide palju rohkem teada kui Tesla Model 3 näitajate kohta, täpselt samasugune auto.
seal ei ole inimesi järjekorda võtnud samasuguses massis, eks. Põhjusega? Ma arvan, et me ei tea, miks. Ei, ma tean kohe sulle öelda vähemalt ühe põhjuse. Tesla Model 3 kohta teame tegelikult jätkuvalt hästi vähe ja noh, me ei tea isegi seda, et kas nad on võimelised seda nõudlust nagu selle algsel kujul nagu rahuldama, kuna see tehas, kus peaks neid akusid toodetama, see ei ole ju veel valmis ja me isegi ei tea, no, ta ei tooda, eks ju. See oli eventile öeldud, see on live, see toodab akusid täna. Ma olen mingid muud asju lugenud selle kohta, aga ütleme nii, et tõenäoline on see, et inimesed saavad oma autot kätte pigem kas 2018. või isegi 2020. aastal. Samas võiks minna osta endale Chevy Bolti, mis on umbes samasugune auto ja see ütleb mulle, et tegemist on pigem revolutsioonilise turundusega, mis ei ole halb. Et on asju, mida kindlasti traditsioonilised autofirmad võiksid Teslalt õppida, see on sama turunduse pool, eks ju, kus autofirmad viimase, ma ei tea, 40 aastaga oli sisult arenenud, eks. Aga noh, mida võiks Tesla õppida traditsiooniliste autofirmade käest, et see on ka väga lihtne, et olles ise istunud ainult ühe Tesla tagapingil, et ma võiks öelda, et esimene asi, et see, nii kingalinad saaks panna istme alla, teiseks, et istme kalde, see tagapingi nurk võiks olla selline, et esimese 5 minutiga jalad ära ei väsiks, eks ju, ja kolmandaks ukse kuju võiks olla selline 5 meetrit pikal autol, et sealt saaks välja ilma kägarasse tõmbamata. Aga kui ma nüüd teen täiesti ebaoriginaalse hüppe Tesla juurest Apple'i juurde, siis seal on üllatavalt palju paralleele minu jaoks, ehk et Apple on olnud geniaalne turundaja, võtame näiteks iPhone'i näite, aga see geniaalne turundus lõppes sellega, et nad muutsid tervet nagu tööstusharu. See algas turundusest, aga mingil seletamatul kombel see lõppes nagu täiesti ülemaailmse tööstusharu revolutsiooniga. No pluss samamoodi Apple'is alguses need esimesed mudelid, mis iPhone'il olid väga suurte puudustega, noh samamoodi kinganinad ei mahtunud esiistme alla. Selle kohta ma ütleksin niimoodi, et üks asi, mida mina sinna koheselt juurde tooksin, on see, et olles istunud kõigis Model S-i inkarnatsioonides, neid on läbi erinevate faceliftide asjade on tegelikult olnud juba mitu, ja lisaks sellele eelmine nädal kogedes ka konkreetselt Model X-i, ma võin öelda, et mul ei ole mingitki kahtlust, et see Model 3 interjööri asjad saavad olema meeletus koguses paremad, kui sa oskad isegi ennustada. Sellest suur osa on tegelikult see, et nad on tegelikult interjöörile päris palju rõhku pannud sellega, et nad tulenevalt elektrimootorist ja üldse suurema mootori puudumisest, nad on salongi ümber paigutanud juba. Sul on esimesed read istuvad eespool, tagareas pidi olema ka 2-meetristel meestel täiesti rahulikult ruumi ja seda on info ajakirjanikelt, kes reaalselt istusid taga. Et noh, selles mõttes seal on juba meeletuskoguses muutusi. Ja minu tahtsin veel öelda on see, et sorry, aga Bolt on umbes sama heaga nagu sõita sabakaga, et see võrdlus ei ole adekvaatne, et sa võiksid osta. No see on umbes, no esiteks vaata välimust. Bolt on kole. Ma lähen kohe guugeldan. Et Chevy Bolt on ikkagi umbes nagu Nissan Leaf, et noh, sorry, see on järjekordne selline electric triikraud. Ei ole ilus auto ja selle ma olen nõus. Noh, selles mõttes see on üks põhjus. Ma vaatan praegu pilte, olen ka täiesti nõus. Et selles mõttes, noh, selles mõttes ma usuks ka pigem sellist nagu Apple'i fenomeni mingil määral, et Tesla esiteks ta ei tee koledaid ja teiseks ta ei tee aeglaseid autosid. Aga ma siin Bolt on mõlemad. Omast küljest ikkagi lisaks vastu, et minu meelest ei ole ka ükski Tesla mudel ilus. Okei, noh see on, jätame sulle arvamuse. Aga teine, mis on suur argumenti, millest enamus autotööstusest aru ei saa, on laadimine. Miks kurat ma peaksin ostma Bolti, millega ma saan sõita 300 kilomeetrit ja siis ma pean istuma 8 tundi, et laadida? No nad ise väidavad küll, et pigem nagu mingi 80 minutit. Jaa, aga kus sa laed seda? Jah, samad moodi tuleb sul see Porsche uus mudel, mida sa saad väidetavalt 20 minutiga täis laadida. Ainult küsimus on, kus? Seda laadimisvõrku ei ole, sa saad seda Porsche headquartersis laadida. Eestis ei ole, ma jätkuvalt ütlen, et Eestis ei ole seda. Jah, aga Eestis ei ole seda täna, Eestis ei ole ka Model 3 täna. Eestis jõuab Model 3 2018, millel on meil kaetud ka superchargeritega. Hüva, me teeme väikse pausi ja lähme kohe edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga. Meil on siin erinevad hinnangud Tesla uuele elektriautole Model 3, mis on väga tore, aga mina tahan... Keegi pole seda autot näinud ja katsunud rääkimata nagu sõitsmises. Jaa, seda varem hinnangut kujundada. Aga mina tahan teada praktilist abi inimesele, kellel taskus sügeleb 1000 eurot, mis on vaja selleks, et auto ette tellida. Ja kõige tähtsam elektriauto puhul on laadimine. Maari, mul on sul üks väga lühikest vastust eeldav küsimus. Sina oled oma Teslat laadinud superchargeriga siis laadimisjaamas. Kui kaua keskmiselt see laadimine aega võtab sellises jaamas? Mina laadisin keskmiselt 15-20 minutit. Okei, 15-20 minutit ja no, me rääkisime sellest, et superchargerid ilmselt tulevad Eestis sel aastal kaart tõesti internetis üleval, mis näitab, et seda plaanitakse siia teha. Aga üks praktiline asi on see, et oletame, et ma olen Eestis, ostan selle auto ära, saan kätte 2017, 18, 19, hakkan sellega sõitma, siis tegelikult see jaam, kui ma seda kiiresti laadida saan, tuleb Pärnusse.
kuna Tesla ehitab nad ikkagi siis vahemaadega Riia ja Helsingi vahele, loogiline koht Pärnu, aga noh, kui ma ei ole pärnakas, kas ma hakkan Tallinnast Tartusse sõitma läbi Pärnu, kuidas sa kujutad ette, et see on praktiline? Ei, seda mitte. Ütleme, Tallinnast Pärnusse sa sõidad täiesti rahulikult iga ilmaga selle autoga ära, ilma et sa peaksid kordagi vahepeal laadima. See on esimene point. Edasi-tagasi, sa tõenäoliselt selle baasmudeliga ei sõida, sest see 345 on baasmudeliga. Siin kõrval laiutati käsi. Me räägime tegelikult väga lühikest vahemast isegi Eesti tingimustes. No tegelikult edasi-tagasi Tallinn-Tartu... Tallinn-Pärnu oli jutt? Ei, jutt oli Tartust. Aga Tallinn-Pärnu sa sõid edasi-tagasi ära. Okay. See ei ole probleem. Aga Tallinn-Tartu, Tallinn on ikkagi efektiivselt umbes 400 kilomeetrit, sest sa tavaliselt sõidad Tartus ka natukene ringi. Et muidu ta oleks 360-370, aga ta on efektiivselt 400 kilomeetrit, mis on piisavalt pikk distants, et selle peale sa tõenäoliselt pead natuke laadima. Aga ma võin sellega öelda, et Tallinn-Tartu trassil on umbes 6 Elmo külmikut. Ja kuna lehekesed üldjuhul ei lahku linnadest, see on pigem ekstreemsportlased, kes seda teevad, siis need külmikud on praktiliselt kõik alati tühjad. Ja kui kaua selles Elmo kiirlaadijas Tesla laadimine võtab? Elmo kiirlaadijas ta läheb umbes 2-3 korda aeglasemalt. Nüüd küsimus on selles, et kas sa tahad juurde laadida 200 kilti või sa tahad juurde laadida 50 kilomeetrit. Sest kui see on 350 kilomeetrit, on ju, siis sul jääb, ütleme, 5-60 jääb puudu. 5-60 kilomeetrit on analoogne, 10-20 minutit. No, see auto nagu selline üks suur nagu ideoloogiline või ma oska öelda nagu selline filosoofiline baas on see, et annab inimesele nagu liikumisvabaduse, eks ju. Ja mul on kunagi olnud auto, millel oli 40-liitrine paak, mis võttis 10 liitrit vähemalt 100 ja mitte rohkem. Ja ma mäletan seda, see auto oli minu käes mingi 4 aastat ja ma olin ikka ühe asjaga, ma olin väga ebarahul ja see oligi täpselt see, et kogu aeg pidi käima bensiinijaamas ja bensiinijaamas ei läinud kordagi, ma kinnitan rohkem aega kui mõned minutid. Jah, aga sellisel juhul oled sina ideaalne kandidaat võtma selle suurema aku, mis tõenäoliselt saab sõita üle 500 kilomeetri. Siis sul on mingi küsimust, sa võid Eestis ära käia ükskõik millises punktis edasi-tagasi ja üks asi, mida alati ära unustatakse, on see, et elektriautoga sa alustad iga hommiku täisakuga. Bensukas ei lähe sul öösel täis ise, sa pead ikka käima bensukas. Aga elektriautol on see, et sa õhtul tuled koju, sa viskad selle saba taha, see võtab aega umbes 20 sekundit, võib-olla vähem, 10 sekundit. Et sa pargid auto ära ja sa võtad seina pealt laadi pealt klõks külge. Ja see kõik eeldab seda, ma väga tahan seda teha. See ongi selle asja nagu minu mõelest üks kõige nõrgemaid punkte, et see on autoentusiastile. Selles mõttes, et seal ei ole midagi tahta teha, see on niisugune käes, sa võtad ju ka koti endal tagaistmelt ära või midagi niisugust. Jaa, aga ta kindlasti ongi entusiastile. Minu jaoks lihtsalt olles kõrvalt näinud kogu seda telefonide arengut, eks ju, siis 2008-2009 räägiti täpselt seda sama juttu nutitelefonide kohta. Kes see viitsib neid laadida, saab ju nii kiiresti tühjaks, mitte keegi ei hakka midagi kunagi kasutama, sellepärast, et kellel ikka neid funktsioone vaja on, see on keeruline, üldse nagu see on nagu nõme, lähen hotelli, ma ei saa laadida ja tegelikult see, mis on nüüd juhtunud 5-6 aastat hiljem, on see, et see maailm on muutunud ja nüüd on see normaalsus, kõik laevadki öösel, õhtul lähed magama, paned telefoni laadima, ilmselt siis 10 aasta pärast paned oma autoga laadima. Ma elan oma skeptiku rolli sisse, aga ma pean ütlema, et ma arvan, see võrdlus ei ole jälle päris õige, sellepärast, et ma oletan, võisin olla Eestis üks esimesi inimesi, kes endale iPhone'i ostis, Ameerikas toodi mulle, kindlasti mingi esimest 100 seas, ma arvan, ja see vahe oli täiesti määratu, selles mõttes, et see nagu olemasolevate telefonidega võrreldes oli hoopis teine maailm. Kui ma praegu mõtlen elektriautode peale, siis ta ei ole teine maailm, ta on täpselt sama maailm, lihtsalt väikeste lisaebamugavustega. Ma laadimise kohta, ma tean, siin on vaidlusmoment väga tugev, aga laadimise kohta võiks täiesti eraldi saate teha, sellepärast, et tegelikult probleem on see, et telefoni saad sa laada igast pistikust, aga meil on pistikuid küll ka igast suurt elektriautode jaoks, aga kas meil on uusi BMW-si i3-sid peab laadima põhimõtteliselt öö otsa, et sa ei saa kiirlaadimist teha, nii et see on nagu suur asi, mis takistab elektriautode arengut. Aga muidugi küsimus on selles ka, et Tesla on saanud väga palju eeltellimusi ikkagi loetud ööpäevadega. Ja küsimus on, et firma, kes on tootnud nagu mingi osa neid kallimaid mudeleid, kas suudab oma tootmist nii võrra skaleerida suuremaks, et seda suurt nõudlust hakata rahuldama, ilma et kliendid enne pettuksid? No see Fremonti tehas, kus nad praegult autosid toodavad, on oma hiilgeaegadel tootnud umbes 500 000 autot aastas. See teeb umbes 10 000 autot nädalas. Ja Tesla on tegelikult, seega mida Elon ütles, et S ja X tellid on need, kes maksavad kinni Model 3 ehitamise, on seda teinud nagu sõna otsas mõttes, ehk siis S ja X-iga saadud rahadega nad on tegelikult oma tootmisliine täiendanud, nad on näiteks eelmine aasta oma värvimise osa, mis tegelikult on üks aeglasemaid protsesse auto tootmises. See värvimine on selline asi, millest sa ei saa rushida, see lihtsalt kuivab, võtab aega. See on viidud näiteks selleni, et nad on võimelised juba täna tegema 10 000 autot nädalas. Ehk see on tegelikult ehitatud valmis Model 3 arvestusega. Model S ja X liinid on viidud kokku
kokku suures osas ühtseks liiniks, mis peaks olema ka kuskil 2-3 tuhat autot nädalas võimeline juba tegema. Ja nad on tegelikult nii palju, kui on teada taustalt erinevate kas siis investorite või ajakirjanik, kes on saanud tehasest tuure, nad on tegelikult ka väga suures koguses Model 3 ehitamise tehnoloogiat juba sinna valmis seadnud. Kõik need suured alumiiniumipressid näiteks on võimelised tegema mitte ainult SCX-i, vaid ka tõenäoliselt enamuse Model 3 alumiiniumdetailidest juba valmis täna. Ehk suure kogusega selle tehase upgrade'i neil ei olegi nii meeletult vaja teha, neil on pigem lihtsalt vaja see auto lõpliku disainini valmis jõuda, kõik need komponendid paika ja robotid ära tuunida. See suure tõenäosusega ma ei näe, et seal oleks mingid meeletult dileid. Klassikaline on, et Tesla puhul tuleb kõiki kuupäevi võtta natukese with a grain of salt, aga sellegi poolest teades, kui palju sinna nagu on paika pandud ja milline on Eloni attitude asjade kohad, mis really on olulised, siis ma olen täiesti kindel, et 2017 hakkab Model 3 tehasest välja veerema. Suure tõenäosusega see kogus ei ole suur. 2017 ma pakuks mõned tuhanded, see on peamiselt USA West Coast ja 2018 hakkab siis see mass tootmine. Samas ma usun, et selle asemel, et toota järgmisel aastal 50 000 ja sealt edasi 100 000 ja niimoodi, vaid ma arvan, et see 2018 tootmine tuleb ikkagi reaalselt juba sinna 200 000 kanti. Ja ma küsin lõpus kiiresti, mis Anvar arvad, kas teistel autotootjatel on tegelikult väga lihtne, kes juba toodavad täna, mitte näiteks 10 000, vaid 100 000, võib-olla miljoneid autosid aastas, on lihtne vastata Teslale? No iseenesest, kui vaadata mõnda praegu ka müügis olevat autot, siis sealt leiab revolutsioonilisi tehnoloogilisi uuendusi näiteks uuest Mercedes S-klassist palju rohkem kui Teslast, eks. Aga ma arvan, et nad on sellised suhteliselt kohmakad, suured ettevõtted, kus lihtsalt vaadatakse riske väga suure hoolega ja samasugused riske nagu Tesla on nüüd võtnud, nad lihtsalt ei soovi võtta. Millised riske siis? Ma saan aru, et seal on riski, kui sul on riske. Toodang on aastateks välja müüdud, see on mingi risk ju. Risk on ka see, et tegelikult välja müüa mudel, mis ei ole tegelikult veel valmiseks. Okei. Selge, aga meie saateaeg on sellega läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunnid toob sinuni Elisa.